Ei ole see vlogimise elu kergene. Tere, siin on The Aesthetic Project. On teisipäeva hommik 27. märts ja mis ma siin unise peaga teie ees kaamera käest teen, on see, et kuna väga kaua pole meie kanalil olnud teie featingut ja veel vähem minu poolt, siis mõtlesin, et näitan teile täna siis, mida ma igapäevaselt söön ja kuidas üldse mul nagu selline tööpäev välja näeb. Nii, aga hakkame vaikselt süüa tegema. Hetkel panin läksin 2 muna keema, 4 pipale ja 3 praemuna mulle ja 3 kingiviilu ka mulle. Tegelikult väga pikka aega ma sõin hommikuks putru, et see oli mul selline staple, mida ma reaalselt mingi pool aastat võib-olla iga hommik sõin. Et nüüd viimasel ajal ma olen hakanud soolast hommikusööki sööma, et vahel see on täitsa hea. Muu leib, reaalselt parim asi üldse. Nii, järgmise asjana läheb leiva peale avokaado, et avokaadoga mul on selline suhe, et ma millegipärast olen seda praegu alles õppinud sööma. Mitte sellepärast, et ta mulle varem oleks maitsenud, vaid lihtsalt varem kuidagi ei sattunud teda sööma ja siis ta lihtsalt puudus mu menüüst, aga nüüd on ta siin täitsa olemas. Ja selline mu hommikusöök välja näebki, et siin on 3 praemuna, millest pool võib-olla jäi pannile, 3 karasinki, natuke tomatit, 2 muu leiba, see on kuskil 90 grammi siis muu leiba, avokaadot 40 grammi ja natuke sidrunit peale. Ja sellised mu hommikusöögid tavaliselt viimasel ajal välja on näinud, et makrod ma panen teile ekraanile ja üldse kaloraaži, mis ma täna nagu sihin, panen ka teile ekraanile, et ma praegu hetkel peast ei oska teile öelda. Aga praegu ma hakkan nüüd sööma ja siis varsti lähen töö. Ei ole see vlogimise elu kergene. Igatahes kell on 8:30 ja liigun vaikselt töö poole, see oli päris hea kukkumine. Tööle ma olen kaasa võtnud omale 2 vahepala ja siis lõunasöögi, aga ma arvan, et ma tulen söön, kuna ma töötan oma kodule üsna ligidalt, siis ma arvan, et ma söön selle lõunasöögi, tulen söön kodus, sest ütleme tööl ma väga mugavalt ennast filmides ei tunne, et kodus ma saan teiega vabamalt juttu rääkida. Vaatasin praegu seda kukkumisklippi uuesti, et kas see jäi peale ja see on praegu väga hea selline clickbaiti koht, kus ma saaks pealkirjaks panna ala, et kõik oleks võinud palju hullemini minna. Aga ma jätan asjad ausaks, et ei hakka niimoodi vaatajaid pahtahtlikult videot vaatama meelitama. Nii olengi vaikselt tööle jõudnud, et näeme siis kuskil 2 tunni pärast. Nii, kell on vahepeal 12 saanud ja tulin siia koju lõunat sööma. Et mul tegelikult oli toit tänaseks kaasa tehtud. Ja mis mul siin on 150 grammi rohelisi ube, ahjukartuleid ja 450 grammi ja 130 grammi siis kanafileed. Tavaliselt ma teen omal meal prepi kuskil 3 päevaks niimoodi tööle kaasa. Et varem ma ei olnud selline inimene, kes mitu päeva nagu ette omale toitu tegi, pigem tegin eelmine õhtu omale toidu valmis. Aga nüüd ma olen õppinud mitu päeva ette tegema ja ma näen, et see on
just ütleme aja koha pealt on väga nagu suur võit ja natuke viskas see üle mul, et ma pean iga õhtu vaaritama veel eraldi hakkama. Pigem võtta see üks päev, võtta see tunnike, poolteist, teha suurem kogus toitu valmis ja siis on mõneks päevaks rahu majas. Ja üldsegi, et kui te veel omal nagu toitu lõunaks kaasa ei tee, vahet ei ole, kas te käite koolis või tööl, siis tehke seda, sest peale selle, et te nagu teate, mis te nagu igapäevaselt sööte ja saate neid tervislikumaid valikuid teha, siis rahaline võit on ka tohutu, et enamus töökaaslasi käib mul näiteks väljas iga lõuna söömas ja ma ei kujutaks ette, et ma 5, 6, 7 või rohkem eurot iga päev kulutaks toidule, et see on nagu palju. Igatahes see toit läheb kohe nüüd pannile. Asti, nädaki. Juhtusin ennem lugema ühte artiklit, millest ma mõtlesin, et ma räägin teile ka natukene. Enamus artiklist on küll paywalli taga, aga pealkiri on selline, et kartulivabariigis on asi kaugel. Eestlased söövad liiga vähe kartulit. Ja siis on siin toodud mingi värske toitumisuuring, mille kohaselt siis eestlased saavad veerand oma kaloritest kartulitest, niisutoodetest, riisist ja leivast. Siis on toodud siin ka Tervise Arengu Instituudi vanemteaduri kommentaar selle kohta, et kartulit ei pea üldse kartma. Pani mind mõtlema selle üle, et kui tihti inimesed, kui nad soovivad näiteks kaalust alla võtta, et kui tihti nad alustavad sellistest asjadest, mis muudavad sul võib-olla lõpptulemuses mingisuguse imeväikse protsendi, et näiteks kas ma nüüd tohin kartulit süüa või et pruun riis on parem kui valge riis või et mis toidulisandit tarbida, et kaalust alla ikka võtta ja nagu täiesti nonsense, nagu alustad maja ehitamist, ma ei tea, katuseplaadi värvi valimisest, et see on, kui ma kuulen seda, siis see teeb nagu natukene nagu ärritab mind või nagu tekivad sellised küsimärgid pea peale, et tahad alla võtta, tekita omale negatiivne energiabilanss, söö vähem, kui sa tarbid. See on see kõige alus. Sa võid selle kartuli menüüst välja võtta, kui sa sööd ikka rohkem, kui sa tarbid, siis sa ei võta ka alust alla. Et see kartuli äravõtmine menüüst ei ole mingisugune, ma ei tea, imerohi või mis iganes. Postitasime just Asteetiku Instasse uue meemi. Näitan teile ka. Kui te ei jälgi meid veel Instagramis, siis on viimane aeg, et ma arvan, et seal platvormil me oleme kõige aktiivsemad. Nii, üks hetk. Kui sa oled pühapäeva õhtul Prismas ning letil on viimane pakk kanafileed ja näed teiselt poolt vahekäiku kedagi selle poole liikumas. Kui ma siin telefonis olen, siis ma näitan juba ära, kus ma hetkel oma kaloritega olen. Et nagu te ennem nägite, siis ma tööl sõin ühe väikse vahepala, võtsin ühe banaani, ütleme, et see oli 100 grammi ja siis 40 grammi sarapuu pähkleid. Tööl mul grammi kaalu ei ole, et seal ma tavaliselt olen selle valemi mal teinud, et üks pähkel on 1 gramm ja nii ma terve aeg olen asjatanud. Aga kartul, nii 450 grammi kartulit. Rohelised rohelisube oli 1,5. Nii. Hetkel on siis 1567 kalorit on alles. Näitan ka kohe teile. Selline on siis hetkeseis. 3100 on mul eesmärk, nagu enne öeldud. Väike vahepala ka. Ühesõnaga jah, 1567 on alles. Näitan makrode seis. Makrode seis on hetkel selline. Et tegelikult mul siin eesmärgiks on seatud päris kõrge valgu number, et tegelikult ma seda kuna siin tavalises MyFitnessPalis saab ainult neid vahekordi panna, et nagu numbreid ei saa sisse ise lüüa, siis see valgu number tuli mul päris suur, kuigi tegelikult
päeva lõpus mul see valk jääb seal kuskil 160–170 grammi juurde, et 190 ja sealt edasi ei ole vajalik. Kell on 4:30 ja just jõudsin koju, et umbes sellel ajal mul tavaliselt tööpäevad lõppevad ja 5:30 umbes ma lähen tavaliselt trenni. Täna ma käin enne vanalinast läbi, ehk siis ma toon Pipale ühe paki ära ja jõuan natukene hiljem täna trenni. Aga ennem kui ma trenni lähen, siis mõtlesin, et näitan teile ühte pre-workout snacki, mida ma olen reaalselt vist, ma ei tea, kogu see aeg, kui ma jõusaaliga tegelenud olen teinud kõige minu arust lihtsam, tervislikum, kiirem, lollikindlam snäkk üldse. Consistency peaks jääma umbes selline. Ja siis siia peale ma olen pannud kas nutellat, mett, moosi, olen ka šokolaadiga proovinud. Täna tegelikult dieedi ajal ka ma panin peale, ma tellisin MyProtein'is selliseid maitsetilkasid, kalorivabu. See on praegu siis, ta ei fokusseeri hetkel ära, aga see on näiteks vanilje maitsega, et panen neid tilku siia kaerajalle peame üksi peale. Päris pudel ta ei ole, nii et ma ei saa öelda, et kaerajalle pudru peale. Ja siis segan ära ja ime maitsev pre-workout snäkk on olemas. Nii ennem kodust välja liikumist tegin omale 2 riisigaletti veel koos pähklivõi ja meega. Pähklivõid on siin 2 peale kokku siis kuskil 10 grammi ja mett ka 10 grammi. Ja see paneb meid praegu siin 2311 kalori juurde. Natuke vähem kui 8 sotti on alles, nii et ma arvan, et õhtul teen ühe suure toidukorra. Nii et ma arvan, et õhtul ma teen peale trenni ühe suure toidukorra ja võib-olla, kui jääb nipet-näpet midagi alles, siis vaatan veel külmkapist midagi head. Aga nüüd ma söön need galetid ära ja siis lähme juba trenni. Even if it rips you apart, so drive slow, let me see your face, let me see it glow. Don't stop, I wanna hide forever in your heart. Drive slow, let me see your face, let me see it glow. Don't stop, I wanna hide forever in your heart. We're just humans, nothing more. I wish it wasn't knocking, 'cause we're haunted, we're just humans, nothing more. I wish it wasn't knocking, 'cause we're haunted, Nii olen vahepeal trennist koju jõudnud ja aeg on nüüd õhtusööki tegema hakata. Et alguses ma mõtlesin või olin suht kindel, et ma teen
kanariisi ja panen sinna veel keili ja bok choi'd ja mis imerõõlikaid ma eile veel poest ostsin. Aga ka pudruisu oli nii jõhker, et ma vist teen ikkagist putru täna õhtuks, et kes ütleb, et putru tohib ainult hommikuti sööda, et ma olen täiskasvanud inimene. Ma võin putru süüa ka lõunaks või õhtuks. Igatahes ma panin nüüd 120 grammi Prisma kaerahelbed, parimad pudruhelbed üldse. 120 grammi läheb potti, keeb vesi peale ja hops. Pliidi võiks ka tööle panna. Okei, ma arvan, et ma tegelikult ei hakka teile näitama, kuidas ma seda putru teen. Ma arvan, et putru oskab igaüks teha. Mul on siin kapis tükk aega seisnud üks tiramisu maitsega MyProteini valka. Nii et ma arvan, et ma täna proovin sellega putru teha, et ma ei olegi varem proovinud. Et pärast siis oskan öelda, kas on worth it või mitte. Ja kui te mu seda treenikava märkasite, mis vahepeal ekraanilt läbi jooksis, siis võib-olla tekib küsimus, et mis taastuv nädal mul on või mis toimub, et hetkel ma olen oma dieedi ära lõpetanud. Ma saavutasin oma eesmärgi, mis oli 75 kilo ja nüüd ma konsulteerisin siin Indrek Otsusega, käisin tema juures nüüd ülevaatusel ja siis ta arvas, et ma võiksin nüüd dieedi ära lõpetada ja nüüd 3-nädalase sellise taastuva treeningtsükli teha, kus ma treeningpäevi tõmban vähemaks, kaloraaži natuke tõstan, et ennem oli ta mul 2900, nüüd ma tõstsin 3100 peale ja ühesõnaga anda siis kehale natuke hetk puhkeaega ja nagu aega taastuda, et enne siis, kui sellele nii-öelda lihaskasvu perioodile siis peale lähme. Et siis mul on ka plaan võtta uus kava. Et ma praegust kava, mis mul 3 jätkutud on olnud, ma olen reaalselt aasta aega teinud, et ma võiks edasi seda teha, see nagu on seni nagu toiminud, aga samas ma tunnen, et nagu võiks ka midagi muud vaheliseks teha, et ka see on nagu lähiajal tulemas, et kui ma selle kava nüüd kätte saan ja plaanid paika saan, siis küll ma näitan teile ka. Hops 42 grammi, 40, väga nii. Nii, ühesõnaga tiramisu valk läheb täna proovima. KTM see lõhnab juba hästi. Nüüd on see koht, kus seda tuleb hästi läbi segada, et neid tükke siia ei jääks ja see pudel mõnusalt fluffiks jääks. See on ka selline paras consistency minu jaoks, et mulle eriti selline vedelpudel ei maitse. Ma võin teda süüa küll, aga pigem võiks tikk olla. Nii, okei, aga põhimõtteliselt selle pudruga on korras ja marjad ka peale. Pipamarjad tegelikult, loodan, et ta ei pahanda, et ma natukene valastan neid. Mul on siin vaarika ja mustikasegu. Natuke chia seemneid peale. So I said, wow man, maybe I could start a record company. You wanted to make a lot of money. And record producers don't make that much money. People talk about those things. David taught me the art of business in music. Peab ütlema, et see tiramisu valk sobib väga hästi siia pudru sisse, et ma ütleks isegi parem kui see valge šokolaadiga oli. Seda ei huvita, mida ma telekas praegu vaatan, sest ma vaatan Netflixis sellist dokumentaari nagu Defiant Ones. Et see räägib siis Dr. Dre ja produtsent Jimmy Iovine siis kooslusest ja kuidas nad sõpradeks said ja kuidas nad siis üks hetk siis Dre beatsid Apple'ile müüsid. Et väga huvitav ja kindlasti selline hip-hopi fännidele selline must watch. Aga jah, ma söön selle pudru ära ja siis lööme makrot sisse ja vaatame, mis meil veel alles on. Nii, kuna mul peale putru jäi kuskil 160 kalorit veel 3100-st ei puudu, siis ma
siis ma lõikasin omale ühe banaani lahti ja siin on kuskil siis ka 10 grammi peanut butterit. Et ma vabandan selle väga võib-olla mitte niivõrd ilusa kompositsiooni eest, aga ütleme, ilusate toidupiltide tegemine ei olegi minu pärusmaa, et mul on tähtis, et toit on maitsev ja kalorid saab täis. 3100 on põhimõtteliselt täis. Sellise täpsusega ma iga õhtu neid makrosi ei hiti, et minu jaoks on tähtis see, et ma oma kalorid täis söön, ehk siis 3100 ja makrode koha pealt ma vaatan, et umbes need minu seatud eesmärgid tuleksid täis, et kas ta nüüd on 380 grammi süskareid või 400, et kui kalorid on täpsed, siis need 20 grammi ei ole minu jaoks olulised. Aga vot nii, selline mu day of eating välja nägi. Tegelikult päris mõnus oli üle pika ajaga sellist toiduvideot teha. Ma arvan, et näeme juba järgmises videos. Olge mõnusad, kindlasti likeige seda videot, jagage sõpradele, subscribe'ige, olge mõnusad ja kõige tähtsam, sööge kana. Tšau!